Kaili, räägi, sa oled tegelikult enne Teekitit juhtinud ka tiime. Skype'is näiteks oled sa olnud, kus inimesed töötavad mitmes eri riigis, erinevates ajavööndites. Mis see kõige tähtsam õppetund on, mis sa oled saanud, et kuidas panna tööle tiimid, kus inimesed on erinevates kohtades? Wow. Ja, kõige raskem küsimus. Kõigepealt ära, siis me läheme järjest lihtsamaks. Wow. Minu enda tiimid olid põhimõtteliselt 6 riiki ja siis me tegime poole ajast, kes kodust, kes kohvikust, kes kus iganes, kes metsast kännu otsast, mida ka on juhtunud. Kõige raskem on siiski suhtlemine, aga mis meie jaoks nagu selline silmi avardav moment oli see, et tegelikult on see suhtlemine sama raske ka kontoris sees. Lihtsalt siis me kujutame endale ette, et tegelikult kõik toimib ja kõik on ilgelt lahe. Ja jumala okei on see, et ma küsin küsimuse ja nädala pärast küsin uuesti ja siis kirjutan kirja ja küsin jälle seda sama asja. Et remote tiimi puhul sa lihtsalt tunned seda palju valusamad kui kontoris. Et sama probleem. Aga et remote tiimi puhul, näiteks me kasutame suhtlemiseks Flipi, et siis on kõik must-valgel ja kõige parem selle asja juures on see, et sa saad scrollida tagasi. Et kui mul on meeles, et Kerli ütles, et ma pean midagi tegema, siis ma ei pea minema üle küsima ja kogu aeg nagu näitama, et mul midagi meelde ei jää, vaid ma saan scrollida tagasi ja vaadata, mis Kerli ütles üleeile mulle. Skype'is meil näiteks minu enda näitel mul oli keskmiselt aktiivsed grupi chatte kuskil 112 ja mitte kunagi ma ei scrollinud ühtegi chatti. 112, see on ikka väga palju. See on aktiivsed, et teised nagu mida enam ei kasuta, need kadusid ära. Et tegelikult meie nagu õppetund on, et sa tegelikult ei jõua päris tihti ajast tagasi vaadata. Ja ei saa ka eeldada, et keegi loeb selle, mis ma hommikul kirjutasin, kui ta tuleb tööle õhtul. Et see on tore, et on nagu history, aga kui mul on vaja, siis mul on tegelikult vaja teistsugust kanalit. Ja mis oli veel olulisem on see, et me suhtaks nagu reaalajas. Et üks asi on nagu videokõned, aga see samamoodi, et email ei töötanud mitte kuskil, chatid. Meie päris tihti üritasime siin leiutada viise, kuidas omavahel joonistada, kritseldada, sest et niimoodi see palju lihtsamini. Et see nagu reaalaeg on hästi oluline. Miks nii palju chatte? Miks üle 100 chatti? Sest et Skype'is sel lõpuks juba oli üle 1500 töötaja. Kui Microsoft ostis, siis oli juba üle 100 000 töötaja. Ja iga projekti, iga väikse asja jaoks on oma grupi chat. Iga grupi chati keskmine suurus on 30-40 inimest. Nii et kas teil olid mingid reeglid ka, mis olid sellised mingid teada 3 reeglit, mis alati kehtivad? Oma tiimi sees küll. Üle firma, mitte nii väga. Neid, mis me omal ajal hakkasime kasutama, neid me kasutame ka täna hästi aktiivselt Digitis. Et näiteks üks väga basic reegel, et kui ma palun tee midagi, siis kui sa tegema hakkad, siis sa ütled, et kas või lühendina on neid, mis iganes see lühend on, mis kokku lepitud on, aga et ma tean, et sa nüüd teed. Ja kui ma ei jõua, siis sa ütled ka, et ma ei jõua. Või põhimõtteliselt hästi palju sellist nagu interaktiivset arusaamist vastastikku, et kuule, et ma nüüd teen midagi või ma ei tee midagi või kui ma lähen kohvi võtma, siis ma ütlen ka chati, et ma võtan kohvi ära oota, et ma vastaks või kõik sellised asjad. Lõunas samamoodi, et kõik käib chatist läbi. Ja just see on meie õppetund ka või see, mis on hästi oluline, on see, et sa pead vastama midagigi. Sest Fliibis näiteks on ja ilmselt teistes äppides ka on näha, et kes on seda sõnumit näinud. Aga kuna meil on ka nii palju erinevaid chatte, siis me ei saa ka oodata seda, et kõik asju alati tähele panevad. Ja siis, kui on mingi eriti oluline asi, siis me kirjutame nagu sinna privachatti või siis kõige äärmuslikum variant on muidugi see, et me helistame telefoniga, nagu päris telefoniga helistame inimesel. Aga päriselt, kui ma hakkan praegu mõtlema, ma arvan, et mul on Kristjan helistanud äkki aastas mingi 2 korda. Ja kellegi teisega me helistanud vist ei olegi, nagu telefoniga. Meil on sama kokkulepe olnud, meil on tegelikult on niisugune 3 taset. Üks on nagu chat ja chatid on ka erinevad. On nagu olulisemad chatid ja siis on niisugused läbutchatid. Ja siis sa loed neid vastavas järjekorras. Ja siis on sõnum, mis on järgmine tase, et kui ma ei vasta chatis ja väga vaja on, siis kõigepealt sõnum. Ja kui ma sõnumina ka ei vasta, siis ta helistada. Nii et kui keegi helistab, siis sa tead, et siis nagu, on paanika. Ja paanika.